Teema pildiraamat. Kui ma alustasin koolitusprogrammiga, siis esialgu oligi nagu kõige keerulisem teha ka meie õpetajatele selgeks üldse, mis on pildiraamat ja sealt edasi siis, mis on kvaliteetne pildiraamat. Pildiraamatu ma palusingi tuua need, mis te nägite seal maas niimoodi doominona, palusin võtta kaasa pildiraamatuid, aga sinna sattus ka väike print, sinna sattus Pipi Pikksukk, sinna sattusid Pullerbi lapsed, et seda võeti ka illustreeritud pildiraamatutena. Nii et siit siis teadmised. Et mis on pildiraamat, teise slaidiprogrammi peal oli mul siis meie Eesti teoreetikute klassifitseerimine pildiraamatute. Et see on siis raamat, kus siis kas pildil ja tekstil on samavõrdne tähtsus, kas pilt on olulisem kui tekst, või võib olla ka pildiraamat täiesti ilma tekstita. Sinna juurde me ka jõuame. Et praegu on ikkagi see slaidiprogramm räägib rohkem, mis kvaliteetsest pildiraamatust ja pildi mõjust ka siis arengule. Ja juba 73. aastal Prantsusmaal siis väideti, et ei ole spetsiaalseid pilte, see ei ole spetsiaalsed värve lastele, vaid on värvid, ei ole illustratsioone lastele, vaid on illustratsioonid, mis on rahvusvaheline piltide keel või piltide kõrvutamine. Ei ole lastele mõeldud kirjandust, vaid on kirjandus. See tekitas väga palju kõmu, et selle all mõeldakse siis, et lastele ei pea pakkuma sellist läbimälutud, väga lihtsalt algelist lastekirjandust, vaid lapsed on tegelikult võimelise mõistma palju komplekssemat ka abstraktset näiteks kunsti pildiraamatus, palju keerulisemaid teemasid kui näiteks igapäevane maaelu või igapäevane kodune elu, et need teemad on tegelikult palju laiemad. Ja minu viited on väga palju tegelikult pärit prantsuskeelsetest allikatest, sellepärast, et kuna ma olen ise prantsuskeelne inimene ja ma suhtlen siis prantsuskeelsete lasteõpetajatega ja oleme kokku puutunud ka päris palju siin Eestis prantsuskeelsete autorite, illustraatoritega. Nii et see on võib-olla natukene nagu et see lastekirjandus on palju laiem. Aga kuna see olen mina, siis peate te leppima natuke prantsuskeelse taustaga. Ja ongi nii, et saame nõuda, et raamatud, mida lastele pakutakse, on teosed, mitte toodang. Ja igapäevaelu pildid on osa laste maailmast, mis liidab neid üldisesse kultuuri. Nii et pildiraamat on siis esimene kultuuriartikkel, tegelikult ka kunstiobjekt, millega laps oma elus kokku puutub. Meie koolitusprogrammis ka siis täpselt samamoodi oli siis pildiraamatute jaotus, mis on siis mõeldud väikelastele, et on siis igapäevaelu lood, kus on siis lihtne rutiin, praktiline stsenaarium, lugu, kus probleemid kohe lahenduse leiavad. Ja see on siis Vanessa Tervanje liigituse järgi, neid teoreetikuid ilmselt on ka maailmas veel väga palju rohkem, aga see puudutab siis otseselt meie projekti. Ja teine on siis ilukirjandus, kus on lugu komplikatsioonide ja kõhklustega, mis vajavad lahendamiseks otsuseid. Ja siit ma võtangi teile sellised väikesed, lihtsad pärast te saate kõiki neid raamatuid vaadata ka.
väike pruun karu. See on siis koos väikese lapsega lugemiseks. Ja see on lapsele tuttav, turvaline, igapäevane elu. Võib olla hambapesust, võib olla hommikusöögist, võib olla lasteaeda või kooli minekust. Ja siin on näiteks ka keeleliselt on tunda, et see on selline lihtsustatud, pildid on hästi lihtsad ja arusaadavad. Et ma ei saa ka jällegi öelda, et üks liigitamine oleks vale või teine õige. Et siin ka jällegi igaüks mõnele lapsele meeldib üks raamat, teine. Seda tegelikult Prantsusmaal väga palju lasteaedades kasutatakse. Lapsed saavad ise vaadata ja neid loetakse ka koos lastega ette. Ja ma loen siis ühe väikese loo, et kuidas siis see kõlaks. Väike pruun karu ja isa karu tulevad poest. Nad on ostnud toreda kingituse ema jaoks. Väike pruun karu ja isa karu räägivad hästi vaikselt. Nad otsivad ühte kohta, kuhu see kingitus ära peita. Väike pruun karu ja isa karu leiavad ühe nurgataguse. Nad ütlevad, siit ema ei näe midagi. Siis lähevad nad ema juurde. Väike pruun karu ütleb, mul on üks saladus sulle. Isa karu ütleb, isa teeb sõrmega. Siin on kõik täpselt see sama, mis toimub tekstis, täpselt sama toimub ka pildil. Isa ütleb väiksele pruunkarule hästi vaikselt, emal ei tohi midagi öelda enne homset. Väike pruunkaru ütleb hästi vaikselt emale, sinu kingitus on üks käevõru, aga sellest ei tohi rääkida. Vot, ja sellised igapäevased lood, kus laps saab siis samastuda selle tegelasega, on küll läbi loomade ja niimoodi tuleb, neid on siin 7 sellist väikest lugu. Samamoodi on eesel Trotro, kellega juhtuvad täpselt samamoodi väikesed äpardused, aga ikkagi jällegi täpselt lapse igapäevaelust. Nii, ja teine siis Vanessa Tervani järgi liigitus on keerukad lood kõhklustega, mis vajavad lahendamiseks otsuseid. Ja siit ma võtaks võib-olla selle raamatu. Pildiraamat on jällegi see, et kas peab olema ilus. Mis asi on ilu pildiraamatus? Et see on ka niivõrd subjektiivne, et lugu pealkiri on siis Mulle ei meeldi poisid. Ma kõik ette lugema ei hakka, aga ühesõnaga siin on kõik põhjused, miks pärast selle tüdrukule poisid ei meeldi. Et nad lõhnavad halvasti ja neil on liiga suured kõrvad ja ühesõnaga kõik, aga lõpus on siiski, et miks siis ikkagi poisse tasub armastada. Mis see põhjus oleks? Miks poisse tasub armastada või? Sellepärast, et neile meeldib ka mängida. Sellepärast, et nad oskavad mängida võlutud printse. Ja nendel on eriti ilusad silmad. Ja. Aga nad oskavad ka väga hästi nalja teha. Nii et
et siin ei ole nagu sellist kohe lahendust olemas, vaid on mingid erinevad käigud. Siis Sophie van den Lindeni järgi on pildiraamatud jaotatud siis 3 gruppi. Illustreeritud pildiraamatud, et need on siis ka, mida meil siis peetakse ka pildiraamatuteks sageli, et tekst on keskne esikohal, illustratsioon on allutatud tekstile. Tekst on sageli olemas enne kui illustratsioon, nii et kirjanik kirjutab teksti ja sinna juurde siis illustraator joonistab pildid. Et meie Sipsik on tegelikult sisuliselt ka illustreeritud pildiraamat, sest kui te vaatate, siis siin on teksti ikkagi päris palju. Et kesksel kohal on tekst ja illustratsioon siis ilmestab teksti. Et ta ei ole niivõrd illustreeritud pildiraamat, kui on näiteks Pipi Pikksukk või Pullerbi lapsed, kus on siis teksti ikkagi palju rohkem ja sellepärast ka võib-olla meil ei osata pildiraamatuid veel piisavalt hästi hinnata, et paljud ütlevad, aga et siit ei ole ju midagi lugeda. Et siit on ka siis selle meie projekti teema promoda pildiraamatut, et sellel on väga suur hoopis teistsugune väärtus kui tavalisel illustreeritud. Ta ei tee seda tavalist raamatut halvemaks, vaid ta on hoopiski teine väljund. Siis narratiivsed pildiraamatud, kus siis lugu lähtub teksti ja illustratsioonide omavahelisest koostööst. Et lehekülje kujunduses on näha üks tekstiline osa ja üks visuaalne osa. Lugemine toimub läbi teksti ja piltide tähenduse loomine sõltub sageli nende koosmõjust. Et ei ole, võib olla ka nii, et see tuleb pärast, tähendab, et neid osasid raamatut kutsutakse ka siis, ma ei tea, Mare võib-olla oskab paremini seda definitsiooni öelda, et matkaraamatut, või mitte matkaraamatut, kuidas leheküljelt leheküljele tekst edasi läheb, kuidas selle kohta eesti keeles öeldakse? Kordused, kus nagu kordused järjest kogu aeg, uus tegelane tuleb uuel leheküljel, kas selle kohta on eesti keeles? Sest et prantsuse keeles on randonnée, et see on nagu matk, kus tegelane matkab siis ühelt leheküljelt teisele. Näiteks võib tuua siia siis kahjuks on päris kaugel kõik, aga see on nüüd pildiraamat rumeenia keeles. Kirjutanud on, autorid on ja illustraatorid on jaapanlased. Et tegelikult on pildiraamat täiesti kultuuriülene. Et kas siis ma siis oma väikeste teadmistega tõlkisin ta ära ja piltide järgi põhiliselt. Et hiirevest, see on vest, mille kudus mulle minu vanaema. Ai, kui ilus vest mul on ja tuli Hani ja küsis, kas ma võin ka sinu vesti proovida? Hästi, Hani sai proovida vesti. Oi, kui ilus vest see on. Tuli ahv, küsis, kas mina võin ka seda ilusat vesti proovida? Ja niimoodi igal leheküljel keegi tuleb ja proovib siis vanaema kootud vesti selga ja täpselt seesama tekst kordub leheküljelt leheküljele, ainult et tegelased vahetuvad, aga üks kindel element on siis see punane vest, mis ka igal leheküljel olemas on, see on siis juhtlõng, nii vest muudkui aga. Nii ja lõpuks jõuab siis kõige viimasena jõuab siis elevandi selga.
ja kui hiir ringilt tagasi jõuab, minu vest! Oi. Et ka siit ma täiesti kujutan juba ette, kuidas lapsel tekib tahtmine minna eelmisele leheküljele tagasi ja samas arendab see lapse kõne, lapse kujutlusvõimet. Ja viimane on siis graafilised pildiraamatud selles tõlgenduses, et siin on siis prioriteediks visuaalne tajumine. Loo tähendus ongi loodud läbi illustratsioonide, tekst on teisene, ta võib tähenduse loomisele kaasa aidata või võib täiesti ka puududa. Ja et Marel on siis meil viimane osa, kes räägibki siis pildiraamatutest, kus siis üldse ei olegi teksti ja mis on ka täiesti loetavad ja väga põnevad. Aga siin praegu graafilistest pildiraamatutest on mul raamat, mis on minu väga-väga suureks lemmikuks saanud. Mis pildiraamat võib olla ka täiesti filosoofiaõpik. Ja ma jällegi, kuna aeg on limiteeritud, ma kõike ette ei loe, aga ma siin paar väikest asja näitan. Väike ring mängib koos väikeste ruutudega. Tring! Kõlab uksekell. Aeg on minna koju. Aga väike ruut ei mahu uksest sisse. Väike ruut on kurb. Ta tahaks nii väga minna väikestele ringidele külla. Ta viskab pikali. Ta painutab ennast. Ta lapib ennast kokku. Ta seisab pea peal. Aga mitte midagi teha ei ole. Ta ei suuda ikkagi uksest sisse minna. Ole ümmargune, ole ümmargune, ole ümmargune, ütlevad väikesed ringid. Väike ruut proovib kõigest jõust. Sa pead sellesse uskuma, ütlevad väikesed ringid. Ma olen ümmargune, ma olen ümmargune, ma olen ümmargune. Aga mitte midagi ei ole teha. Aga mis te arvate, kuidas raamat lõpeb? Kõigepealt tahetakse veel ruudul servad ära saagida, aga see pidavad liiga valus olema. Väike ruut ei saa kunagi ümmarguseks. Ringid kogunevad koosolekule. Ja lõpuks saavad aru, et see ei ole ruut, keda peab muutma, vaid see on uks, mida peab muutma. Natuke poliitiline, natuke samalt kirjanikult on see siis prantsuse kirjanik Jérôme Ruyé, on ka siis lugu, kuidas siis värvilisest inimesest pärast saate vaadata. Elmer on ka, aga Elmer ütlema pärast ka veel tulen, et siis. Nii. Siit natuke edasi, et siin on ka siis, Annelil on see sama raamat seal ilma tekstita raamatute juures, et ei peagi teksti olema, pilt väljendab juba peaaegu kõike. Et siin on siis piltide osakaal, mis siis pilt, pildi eesmärk on. Et mille järgi siis te saaksite vaadata, näete, ja siin on siis, et pilt tegelikult annab ka neid täpsustusi, mida tegelikult tekstis ei ole. Et kui raamat räägib loodusest, siis tegelikult seda loodust ei kirjelda. Et on see tegelane, on tekst,
aga et selle pildi annab ju tegelikult illustratsioon raamatus, millest see raamat räägib või tausta. Ja siin on siis lugu, see on siis, kus võib ka pilt rääkida hoopis muud keelt kui tekst. Et John A. Elu Marsil, kus siis astronaut läheb Marsile elu otsima, ta võtab kaasa väikese koogi, et viia siis Marsi elanikele kook ja kõnnib ja ütleb, et ei, Marsil ikka kohe kindlasti elu ei ole, sest tema kuskil seda elu ei näe, aga nagu te näete, siis Marsi elanik hakkab sealt üsna ruttu talle järele tulema, aga seda kuskil tekstis ei ole. Nii et see on ainult pilt siis, mis jutustab lugu. Et siin samas, jah, Marsil ei toimu mitte mida, ainult kivid ja tolm. Kindel on see, keegi siin ei saa elada. Ja kuni siis veel siis sööb ära seesama Marsi elanik tema koogi. Ta leidis lille ikkagi. Et kinnitus, et Marsil siiski on elu. Ja raamatu lõpus siis läheb üle isegi Marsi elaniku, ta ei pane seda tähele. Ja lapsed ilmselt panevad juba ammu tähele, et oi, ta seal on ju. Ja siis tema jaoks on ainuke eluväljend on siis lill ning lõpuks ei saada aru, kuidas tordikarp on tühjaks saanud. Ja. Ka siis pildiraamatu värvid kvaliteetsel pildiraamatul annavad edasi erinevaid emotsioone. Siin on näha siis, on mul ka Anthony Brown, kes on siis gorilla teemadel hästi palju illustreerib, ta on ise siis teksti autor ja illustraator, et siin on näha siis, millist emotsiooni kannab pilt edasi, et siin on siis külmad toonid, see on siis igavus ja soojad toonid, see on siis armastus, heaolutunne, et seda tegelikult tavaliselt pildiraamatus niimoodi, kui sa vaatad, ega see nagu töötab alateadvusega tegelikult. Kvaliteetses pildiraamatus. Siit te saate ka vaadata. Et on ka siis erinevad plaanid, kuidas siis kasutatakse. Siin ma sain väga palju abi Kertult jällegi, kes vaatas üle mu tekstid, et seal oli ka tõlke küsimus, et prantsuse keelest võib aru saada, aga et ei pruugi alati eesti keelde õigesti tõlkida. Et maks ja eesti keeles on siis maksikoletiste maal vist või? Kuidas on eestikeelne tõlge? Prantsuskeelne on seal, kus elavad metsakollid, vabandust. Et mina olen jäänud siis, minu jaoks oli nagu maks ja maksikoletised on prantsuskeelne väga hea tõlge, sellepärast, et räägib ka ja siin on näha ka jällegi, et see, kus on reaalne elu, need pildid on sellised hästi väikesed ja mida suuremaks fantaasia läheb, seda suuremaks lähevad ka pildid pildiraamatus. Et jällegi, mida tavaliselt üldse ei oska tähele panna. Ja Maurice Sendak on siis on Prantsuse lastekirjanik, tema on siis ka üks kuulsamaid maailma nimesid, kelle raamatuid siis tsiteeritakse alati, kui räägitakse pildiraamatutest. Ja Eestis on siis Draakon ja Kuu on siis kirjastus, kes siis tõlgib ka praegusel ajal neid väärt muu maailma, tähendab Euroopa, Ameerika pildiraamatuid. Jep, et siin on lugu siis, pärast saate jällegi vaadata, lugu siis poisist, kelle vanemad, kes ei taha süüa, vanemad saadavad oma tuppa ja ta teeb muudkui kogu aeg terve päeva pahandusi ja saadetakse söömata oma tuppa ja siis ta hakkab unes nägema, kuidas ta või kujutab ette, kuidas ta purjetab siis koletiste maale ja ta on nii kohutav, et koletised valivad ta enda kuningaks ja kuidas ta siis nendega seal lõbutseb
aga lõpuks ikkagi mingi hetkel ta hakkab tundma koduigatsust, ta hakkab tundma kodulõhna, kodu sooja toidu lõhna. Nii et ta sõidab sealt koletiste maalt ära ja on väga õnnelik pärast kodus. Nii ka siis vaatenurk võib olla väga erinev pildiraamatutes. Siin on siis Kertu raamatutest veel pilte. Siis on siis täiesti ka veel graafilised raamatud, kus on siis näiteks olen ma ka lugenud seda näinud raamatut, kus on siis tegelased ainult kujunditega ja täiesti loetav oli. Kui sa tead, mis on raamatu pealkiri Kuldkiharast, siis on täiesti loetav. Antoine Guillaume ka, kes kasutab siis ainult musta ja valget oma raamatutes. Siin on siis jah, et see on nii. Kahjuks jah, ma ei saa siit, see on siis minu eelmise aasta rühma lapsed. Mina kasutan ka pildiraamatusest tõesti igapäevaselt. Nii, ma pean natuke võtma. Ja meie programmis või selles koolituskavas oli siis toodud siis ka belglaste, rumeenlaste, itaallaste poolt raamatute pealkirjad, mis nemad valisid siis 30 parima pildiraamatu hulka. Eesti keeles nendest tõlgitud on ainult Erik Karli Röövikul on kõht tühi. Et seda vist kõik pildiraamatu huvilised teavad. Minu meelest on ta praegu vist juba välja müüdud. Või tähendab, on läbi müüdud, et vist ei ole uut trükki. Ma otsisin endale uut raamatut, uut trükki ei olnud. Siin on mul näha siis Erik Karli prantsuskeelsed variandid veel. Meid see nimekiri ei aidanud, jah, aga minul isiklikus kogus mõned raamatud olid, et Erik Karl, siis oli Mo Williams, tema raamatute peategelaseks on tuvi tavaliselt, kellega siis juhtuvad erinevad äpardused. Nii et kes tahab vaadata siit, ma pikemalt praegu sellele ei peatu. Mis teema prakslastel selle hundiga on? See on prantsuskeelses maailmas see luht, see on terve sari neid raamatuid, hunt. No hunt on selline natuke kurjuse kehastus. Ikkagi lastele vahest peab natuke hirmu ka tegema. See ei ole hirmus hunt. No oleneb, mõnes raamatus on, mõnes ei ole. Et ei, rebane on kaval, ei no hunt on meil ka, hunt on rumal tavaliselt, et võt siit tulevad ka kultuurilised eripärad täiesti pildiraamatute tõlgendamisel. Siis ei ole seda mul, aga mul on selline raamat ka päris väikeste lastega vaatamiseks. Ma tulen ja söön sind ära. Ma panen riidesse ja söön sind ära, see on ühe väikese lastelaulu põhjal tegelikult, et see on jällegi kultuuritaust on siin. Kuku, mina olen libahunt. Ma panen oma aluspüksid jalga. Palju naeru. Ma panen oma T-särgi selga. Ma panen oma sokid jalga. Ma panen oma püksid jalga. Ma panen oma kampsuni selga. Ma panen oma saapad jalga. Ma panen mütsi. Ma panen oma mantli selga.
õpetajana ütleks ma selle kohta, mis te arvate, mis edasi tuleb? 3 MR-i lugejana ma laseks lapsel avastada, et ma olen siin täiesti nõus Anneliga, et nendest õpetaja kingadest on jube raske välja tulla. Sest sõimelastega ma tegin sellega terve tegevuse riietega ja siis viimane on ja ma tulen ja söön su ära. Ja viimane pilt on njam. Nii et pildiraamat ei pea alati olema leebe ja nii, siis olid siin nimekirjas doktor Zeusi raamatud. Meil on nüüd eesti keeles on neid ka vist 2 tõlgitud. Mo Williamsit ka andis välja. Okei, see võt. Ahah. Nii. Siis oli Richard Scarry meil on loomaaed, väike loomaaed või jälle mul ei ole praegu täpselt meeles, on eesti keeles olemas. Ja David McGee on siis Elmer, mis on ka siis täiesti pildiraamatu klassika, mis räägib erinevustest. Kuidas siis Elmer on värviline elevant ja kõik teised elevandid on hallid ja tema üle naerdakse. Ta tunneb ennast erinevana ja ta tahab saada teiste elevantide sarnaseks, sellepärast, et kui ta kõik panevad teda kogu aeg tähele, kõik ütlevad talle tere ja siis Elmer värvib ennast. Siin pildi peal oleks nagu viinamarjad, värvib ennast siis sama värvi ja läheb tagasi džunglis, mitte keegi teda tähele ei pane. Aga vihma hakkab sadama. Ja Elmer on alati see, kes ka rumalusi teeb. Nii et kuna keegi teda tähele ei pane, siis ta ikka hüüab buu! Kõik elevandid ehmatavad. Ja teistel oligi juba igav, nii et vihma hakkab sadama, tuleb välja, et see on Elmer ja sellest päevast peale siis 1 päev aastas on siis Elmeri päev, kus kõik elevandid ennast teevad siis erinevat värvi. Et jällegi erinevustest. Siis ütleme Eestis koolitusega kaasneks nagu Eesti kirjanike ja kunstnike. Nii, kohe me jõuame Eesti kirjanike juurde ka, sellepärast, et oma 30 etappi. Ja, just, et iga koolitaja tegi siis oma top 30, mis siis ja siis tegid ka kõik koolitusel osalejad, tegid ka oma siis nimekirja, oma 13 pildiraamatut, mis neile kõige rohkem meeldivad. Ja siin on siis tegelikult on Eestis väga palju väga toredaid pildiraamatute autoreid. Neid on küll vähem kui mujal maailmas, aga sellegi poolest praegu hakkab asi ikkagi täiesti sinnapoole minema, et neid tõlgitakse ja on ka väga palju originaalautorite oma. Minul on õnne olnud teha koostööd ka muul alal Kertu Sillastega ja ma olen täiesti subjektiivne ja ütlen, et minule endale meeldivad väga Kertu pildiraamatud. On siis ei ole nii ja need siis vastavad täiesti kõikidele ka meie selle pildiraamatu koolituse kriteeriumitele. Siin on siis pilt ja tekst ja siin on jällegi see, kuidas siis tekst võib öelda ühte ja võib öelda teist. Et sõnade mäng eesti keeles, et ei ole nii ja ei olegi nii, ei olegi külm, ei ole külm. Et siit on ka lastele väga meeldib, meie rühma lastele meeldib väga see raamat. Siis Pangogi raamat jällegi väiksematega, hästi tore.
on siis erinevad häälitsused ja lihtsad pildid on väga lahedad. Seda tasub ka siis vaadata. Ups. Siis Kätlin Vainola ka jällegi Kertu Sillaste illustratsioonidega, täiesti meie lasteaia lemmik. Kõik õpetajad on käinud minu käest seda laenutamas, kui oli sõbrapäeva teema, emadepäeval, lihtsalt niisama emotsioonid, väärtuskasvatus selle raamatuga, see on õpetajale väga tore, aga ka niisama koos lapsega lugeda. Siis auhinnatud viimati Kurjakala kohvik, Hasso Krull ja Maarja-Liis Platsi illustratsioonidega, Piret Raua raamatud, et selle ma võiksin ka ette, kas mul veel aega on? Minu õpetajal täitsa avasid enda jaoks selle Piret Raua. Algasin siis, et illustratsioonid on imelikult ei meeldega, siis vaatsid, illustratsioonid muudavad ennast seal igal leheküljel selles raamatus. Ja lugu, kuidas see lugu areneb, et seal tulevad ka täiesti üllatusi, mis on nagu nii õpetajate kui laste jaoks on. Nii, kaugel kõigest ja kõigist eemal elas üksildane väike maja, kes oli täitsa tühi. Ma ei taha olla üksi ja tühi, kurvastas väike maja. Ma soovin, et keegi elaks minu sees. Tahan olla kodu. Ühel hommikul otsustas väike maja minna otsima kedagi, kes tahaks teda omale koduks. Talle tuli vastu koer. Tere, koer, ütles maja. Kas sina tahaksid mind endale koduks? Ei, aitäh, raputas koer pead. Koerad elavad kuudis. Ma võin ennast muuta, lubas väike maja. Minust saab sinu unistuste kuut. Oh ei, haukus koer. Mul on tädi Anni aias juba täiesti hea kuut. Ma pean olema seal pai ja kuulama tädi Anni sõna. Aga selle vastu pole mul midagi. See on ju minu armas kodu. Maja jätkas teed, kuni vastu tuli kala. Tere, kala, ütles maja. Kas sina tahaksid mind endale koduks? Ei, aitäh, vastas kala. Kalad elavad vees. Ma võin ennast muuta. Ma muretsen sinu jaoks suure vanni, mis on üleni vett täis. Oh ei, ütles kala. Mul on juba kodu meres vee all. Seal ei ole küll vanni, aga sellest pole midagi. See on minu armas kodu. Ja nii edasi tulevad vastu erinevad tegelased. Ja mis oli minu jaoks nagu ka üllatus, et lõpuks märkas väike maja kodutut. Kodutu nimi oli Jüri. Jüri tahab mind kindlasti endale, rõõmustas väike maja. Ta ruttas Jüri juurde ja pakkus ennast talle koduks. Ei, aitäh, ütles Jüri. Sula tõsi, mul ei ole kodu ja vahel võib see tõepoolest ebamugav olla, kuid enamasti mulle nii meeldibki. Väike maja jätkas teed. Päev hakkas lõppema. Kõigil oli aeg minna koju. Päike vääres läände, pill purjetas itta, tuul leidis endale koha puuladvas, aga väikest maja ei pannud mitte keegi tähele. Nii ja lõpeb siis sellega, et väike maja kohtub kummitusega, kellel ei ole kodu. Kummitus küll oli nõus, et kummitusi pole olemas ja sellepärast ta end nii üksildasena tunnebki. Et väga vahva ja kummitus ja maja hakkavad siis koos elama. Mina lisaks veel Indrek Kohvi raamatud ka sinna, see on Ulla-Plot Saarega ja siis on seal üks Kalaliku lille viimane. No vot, siit me olemegi, et see on ka, ei ole väga objektiivne see valik alati. Et selline on minu valik.
praegu siin, aga et igaühel ka tasub alati, kui pildiraamatut ette lugema hakata, nagu Anneli ütles, tasub ennem alati läbi lugeda. Ja ei tasu heituda, et kui see, mis sina nii väga tahad selle lapsele ette lugeda, tema sellest ei huvitu, see ei ole probleem, sinu probleem. Või siis proovid teinekord uuesti, see võib olla situatsioonist, see võib olla mitmetest erinevatest asjaoludest tingitud. Ja ette lugemist tasub harjutada, tasub ka kas või peegli ees lugeda kõva häälega. Ja huvitav on see, et selle ette lugemisega, et kõik lapsed kuulavad. Tõesti, ka kõige sellelt intervjuudest, õpetajate intervjuudest tuli ka see välja, et kui sa loed lapsele ette või koos lapsega pildiraamatut, siis lapsed rahunevad. Ka need kõige aktiivsemad, kõige ärritunumad, mõned ei suuda küll istuda tooli peal, nad tahavad elavad sellele raamatule kaasa, aga tõesti praegu minul 2 korda 10 rühma. Ma hakkan hommikul kell 9 lugema ja kell 12:30 lõpetan. Kõik kuulavad. Mitte keegi, ükski õpetaja peab ütlema, et ole tasa, ära liiguta, vaid tõesti lapsed vaatavad pilte, panevad tähele, saavad aru loetust. Et seda kogemust soovitan tõesti kõikidele ja ma olen väga-väga tänulik ka Eesti Lasteraamatu Keskusele ja ka raamatukogu töötajatele, sest et nende käest tasub alati küsida. Sest kõik ei ole spetsialistid ja samas ongi see, et sa ei tea kõiki raamatuid. Näiteks need samad praegu Indrek Kohvi raamatud, mina lähen vaatan järgmine kord sellest, kellelgi on kogemus sellega. Jällegi selle sama sünnipäevaraamatu kohta küsisin siit Lasteraamatu Keskusest, allraamatukogus soovitati ja see oli täiesti 10. see raamat, mida soovitati. Nii et kõiki raamatuid ei peagi teadma. Ja teine variant veel, kust siis raamatuid saada, kuna pildiraamatul on nii vähe teksti, siis selle jõuab ka raamatupoes läbi lugeda ja vaadata, kas see tekst, kas see pilt kõnetab sind. Et see on jah, selles mõttes on nagu minu maailm praegu siin.